Shallow. 21. päev. Ma veel ei tea, kui pikalt ma neid teen. Ma mõtlesin, äkki teen 30 päeva, kes mõtlesin, äkki teen kauem. Vaatame. Nii nagu, ja see on ilusti seotud tänase teemaga. Ma vaatan, kuidas ma tunnen, et kui palju ma soovin neid teha. Aga täna on meil 21. päev ja mina olen ikka siin basseini ääres. Ma olen nüüd 2 korda käinud ujumas mitme päeva jooksul, 4 päeva jooksul või. Et eile tegin, neil on infrapunasaun ka, nii ma käisin saunas ka veel peale kauba. Nii, tšau Virgi, ma jälle unustasin kombiraamatu maha. Aga jah, tänane teema on enesehoolitsus ja selle kohta on mul isiklik lugu. Täna öösel, ehk siis täna hommikul vara mingi 1 ajal tõusin üles ja mul oli siin, ühesõnaga, nagu ma ütlesin, eelmine kord ma ütlesin, teisipäeval ma ei müünud väga hästi. Ja kolmapäeval läks minu tiim, kes on tüdruk ja poiss, nad on nagu paar. Nad läksid müüma 2 turule. Tšau Juta! Ja siis keegi veel, keda ma veel ei näe, nime ei näe. Läksid müüma 2 turule, Uvitasse ja Ohutšaali. Ja mõlemad müüsid nii halvasti, et ma ei saanud sealt mitte mingit raha. Kogu raha, mis ma sain poest, läks ka neile. Ma arvan, et nad võtsid selle omale, sest ma lubasin neile, et nemad peavad saama oma raha kätte. Ja do not disturb. Muidu tulevad sõnumid sisse siia. Nii, ühesõnaga, ja siis nii, et mul oli siin nii madal müük, et ja mul on mahlasid veel järgi, siis ma mõtlesin, mida ma teen, kas ma lähen täna koju teen. Mul on see põhiline mahl on Golden Joy ja sellest ma saan teha juurde Ruby Joy'd ja siis minna näiteks homme turu peale müüma. Aga mul oli nii raske mõelda selle peale, sest ma olin juba lubanud endale, et ma võtan kogu nagu nädala lõppu vabaks, et siin saaks olla. Äkki peab silmad puhtamaks tegema. Ja, lihtsalt on siuke udune ilm täna. No ühesõnaga nii raske tunne oli ja siis ma nagu öösel tõusin üles ja tekkis siuke väike paanikahoog lausa, et nagu mida ma teen ja kõik läheb, miks ei hakka veel ikka veel paremini minema, nagu hakkas juba minema. Mäletate, ma eelmine nädal juba ilusti hakkas minema paremini. Miks nüüd jälle on nii halvasti? Ja mida ma teen, et nagu selles koerahoidmise rahas see mulle ei kata kõike üüri ka ära, et nad maksavad vähem, kui ma arvasin. ja olin siin ja nutsin ja rääkisin Katjaga ka. Katja on minu onutütar, kes on mulle nagu õde, kellega me oleme kogu aeg hästi tihedalt suhtluses. Ja vaatasin, et ta oli ka online'is, et ta ka ei suutnud magada. Ta oli küll hommikaga, kuna ta oli nii väsinud, siis ta tahtis hommikul kauem magada. No ja siis ma talle siis ka kurtsin natukene, mitte väga pikalt, aga ühesõnaga, siis tema lihtsalt ütles, ma armastan sind. Ja ma tundsin, et muud ei olegi vaja, et ongi vaja lihtsalt seda, et ma tunneksin ennast armastatuna. Siis ma hakkasin tegema seda. Mul on nii kahju tehnikat, mäletate? Inglise keeles on selle nimi Compassion Key. Aga selle kohta ma tegin 1 pühapäevapühitsuse ka. Ma näitan, juba lendas minema. Ja siis ma tegin endale seda. Mul on nii kahju, kõik need, mis üles tuli. Mul on nii kahju, et ma ei mäleta, mis kõik täpselt olid. Ja siis see aitas mul maha rahuneda. Ja siis ma sain magama jääda ja hommikul oli juba ilusam. Ja nüüd on juba täitsa hea. Ja nüüd oli hommikul ma tegin otsuse, ma veel mõtlesin, mul oli ikka veel siuke raske tunne, mis ma siis teen, et kuidas ma siis teen. Et kui ma oleksin turule läinud homme, siis tähendab, et ma pean leidma mingi viisi ka, kuidas sinna minna, sest Scott ju ei lähe ja Scott tahab võib-olla kuskile mujale minna. Ja siis hommikul käisin koeraga jalutamas ja siis tulin tagasi ja siis ühelt maalt tegin otsuse. Ei lähe. Ei tea, kuidas. Ma ei tea. Võib-olla annan ära kõik need mahlad järgmine nädal. Võib-olla, ma ei tea. Aga kõige parem oleks, ma ütlesin Katjale, küll oleks hea, kui keegi helistaks mulle või saadaks mulle sõnumi. Kuule Piret, on sul mahlasid? Ma tahaks palju mahla osta. Et see oleks super. Et siis see oleks nagu ideaalne. Aga on nagu on ja mina hoolitsen enda eest. Et nagu valisin enesehoolitsuse. Ja see nagu kohe tekitas kergema tunde. Vaata, see ongi see, et nagu path of least resistance, nagu Abraham Hicks ka kõige rohkem räägib ja paljud
energiainimesed räägivad, et tuleb valida see tee, mis on kõige vähem vastupanu, ehk siis nagu Thiel ütleb, allavoolu on kõige lihtsam, et mitte nagu meie ühiskonnas on õudselt nagu haipitud appi, et nagu on nagu hästi tähtsaks tehtud seda, et sa pead rasket tööd tegema, vaata eestlastel on see, tee tööd ja näe vaeva, et siis tuleb armastus. On ju, et mis siis, kui on hoopis niimoodi, et kui tuleb alla mäge minna, ehk siis nagu kergemad teed pidi, see on nüüd see kass ja Jada, kes ei ole mind väga lasknud ennast paitada, aga ta on täna hästi, tuleb minu lähedale. Et see on nii huvitav. See on minu eesmärk on, et tema laseks ka mul ennast sillitada. Ta vist tahab sinna peale hüpata. Ja. Et enesehoolitsus ja tänase energiajoonduse teeme ka sellel teemal, et kuidas enda eest rohkem hoolitseda, selle asemel, et pushida või tõugata või sundida ennast või nagu meid on õpetatud, vaid isegi kui see pealt näha ei tundu, et on kõige kasulikum viis, siis ikkagi valida iseennast. Noh, lähed üles või ei lähe? Ei tea, mis ta sealt teeb. Hüppa sinna peale. Vot. Nii et teeme energiajoondus. Ma panen uuesti tagasi kaamera. Leia omale mugav asend, kuskil, kus on sul mõnus, rahulik, omaette olemine. Kus keegi sind ei sega. Kus sa saad olla omaette. Ja hakkame hingama mõnusalt ja pehmelt sisse ja välja. Ja iga kord välja hingates lõdvestame oma keha järjest rohkem. Tunneme, kuidas meie keha lõdvestub ja vajume ise ka selle heaolu tunde sisse. Ja mis siis, kui see ongi see tunne, mis on meie enesehoolitsuse tunne, enesearmastuse tunne. Ja see on see tunne, mis meile toob seda, mis on meile kõige panustava. Lubame endal olla selles tundes. Lõdvestume selle tunde sisse täielikult. Lubame endal sinna sellesse tundesse lõdvestuda. Ja tunneme selle tunde enda sees ära, selle enese eest hoolitsemise tunde, isegi siis, kui meil on surve, isegi sees, kui tundub loogiliselt, et tuleks midagi muud teha, siis kui meie keha ütleb ja kogu meie olemus ütleb, et ei, mul on vaja enda eest hoolitseda. Ja me valime selle. Ja nüüd hakkame seda tunnet enda sees avardama, kasvatama, suurendama, võimendama. Võid kujutada ette iga kord, kui sisse hingad, siis võimendad seda rohkem. Tasa. Ei augu praegu. Ja välja hingates lubad endal sellesse avardumisse lõdvestuda. Ei augu. Fibi. Koer tahab haukuma hakata, ma ei luba. Ei lähe, seisa siit, lähe siia minu juurde. See okei, nüüd on niitu. Chill. Ja me lihtsalt avardame iga kord, hingates sisse, võimendame seda tunnet, hingates välja, lõdvestume selle sisse, laseme selle enda
enda sisse nagu jäädvustuda. Maandame selle tunde endasse. It's okay, you can do it, you don't have to. Lihtsalt jätkame selle mõnusa lõdvestamisega. Hingame ja avardume. Hingame välja ja lõdvestume. Ja see ongi meie tänane ülesanne. Igal momendil hoolitseda iseenda eest, iseenda heaolu